Me hakkame kellas jõudma algusaega ja võiksime alustada. Meil on täitsa märkimisväärne auditoorium külalistest kogunenud. Aga siis vast võimegi teele asuda. Minu nimi on Hanna Tsubo-Reinsalu ja olen Luua Metsanduskooli koolijuht. Ja minuga on täna siin kaasas ka meie kooli üldõppeüksuse juht Riina Tralla, kes on ka kutsevaliku täna peateemal oleva õppekava juhte. Ja meiega ühinenud on ka meie kooli turundusjuht Kairit Prits. Ja suur aitäh teile, head osavõtjad, kes seda päeva teist poolt siis täna koos Luua Metsanduskooliga olete alustamas. Tere tulemast! Meil on selline mõte, et jagaksime siis oma aega selliselt, et mina võtan siis juhi positsioonilt natukene selle arutelu pilti, mis see kutsevaliku aasta üldse on ja miks me siin Luua Metsanduskoolis seda õppekava oleme käivitamas ja juba ka esimese aastaga ära õpetanud ja minust edasi jätkab siis Riina Tralla juba nende teemadega, et lähemalt siis anda ülevaate, mis laadi see õpe siin on ja kuidas see reaalselt toimub. Ja siis kindlasti ootame teilt küsimusi, et kui jääb midagi õhku, saate kindlasti vastused. Ma küsiksin veel üle meie tänastelt kuulajatelt, et kas teie seas on nüüd koolidest inimesi või teilt on Rajaleidja Töötukassa üksustest, et me teaksime, kes meil on täna kuulajate sees, et saaksite äkki anda märku. Väga hea, Töötukassa on esindatud ja karjäärinõustajad. Väga hea. See ongi tõenäoliselt see võtmekoht, kust see info võiks levima hakata. Ja kui on ka kooli inimesi, siis kõik on teretulnud. Alustan siis sellest, et mida üks kutsevalik võiks tähendada ja miks just Luua Metsanduskool siin Jõgevamaal metsade vahel selle õppega algust on teinud. Kutseharidus on täna tervikpildis ikkagi selle väikese dilemma ees, et tihtipeale erialavalikud ei pruugi veel õppesse astumise hetkel olla noorte jaoks selged. Ja tihtipeale on olnud ka see olukord, kus noored on teinud valiku mõtlematult ja üsna kindlasti ja kiiresti saab selgeks, et ei ole jõutud õigesse kooli. Teine põhjus on see, et selline sotsiaalne küpsuse pool ja võib-olla ka eelnev ettevalmistus oma peamistes teadmistes põhikooli lõpuks ei ole veel piisav, et tegelikult siis tasemeõppes edasi liikuda. Ja kutsekoolides on nüüd viimased 3 aastat üle Eesti piloteeritud just sellist liiki õpet, nagu selleks on kutsevalikuõpe, mis annab siis sellise üldise baasi ja võib-olla ka selliste õpilünkade tasandamise nendele noortele, kes siis seda võiksid vajada. Meie oma koolis siis tõepoolest eelmisel aastal alustasime ja tänaseks saame öelda, et esimene väike grupp on lõpetanud. Me ootame siia kooli õppima vanusesse, selline 17–25 vanusegrupp. Võib tunduda hästi lai, aga samas me teame, et koolisüsteemis tervikuna just sellises vahemikus on õppijaid kõige rohkem välja ka langenud. Teine põhjus on ka see, et kui see aeg edasises koolitees võib olla ka tööle minekus on jäänud liiga pikaks, võib juhtuda ka see olukord, ma usun, mis ka teile, head tänased kuulajad siin, võib-olla ka silma paistab, et pole osatud ja pole soovitud või ka tahetud töö tegemisega jätkata. Nii et meil on üks hulk selliseid passiivseid noori, kellele täna siis haridussüsteem läbi kutseõppeasutuste on valmis appi tulema. Ja täna
mina julgen tunnistada küll, et sellise esimese aasta läbitegemisega me oleme saanud selle teadmise, et Luua metsanduskoolil on olemas vajaliku ettevalmistusega õpetajad ja teiselt poolt on võimalik ka ikkagi need noored otsapidi leidma hakata, kui me kõik seda infot ühiselt tegelikult valdame. Võib-olla selliseks suuremaks väljakutseks jäigi esimese grupi puhul see, et me ei osanud väga hästi seda sihtgruppi kätte saada, küll aga mul oli hea kontakt Jõgevamaa Töötukassa juhiga, kust juba ainuüksi me võisime kirjeldada vähemalt siin piirkonnas selline 100 õppijat, kes tegelikult ei ole jätkanud õpinguid ja võib-olla on olnud ka tööst passiivsed. Aga korjates infot ka kõrvalmaakondadest olid need numbrid tegelikult kordades suuremad. Ehk et nüüd on nagu see koht, et seda infot ühiselt siis ka teile jagada. Et kogu selline õppeprotsess ei hakka kutsevaliku aastal 1. septembriga, vaid meie selline sihitus ongi natukene hilisemat aega ehk et siis novembri algusest, et korjata kokku see seltskond, kes tõepoolest nüüd selle aasta rongist on maha jäänud, kes ei osanud teha peale põhikooli või ka katkestatud põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse taustagalt järgmist valikut, et korjata nad sellise teise ešeloniga üles ja integreerida nad ikkagi sellisesse õppetöö režiimi. Ehk et see õpe on kokku pool aastat, ta lõpeb seal kuskil aprilli paiku ja minule järgnevalt siis Riina Tralla räägibki lähemalt sellest, et missuguseid valikuid see õpe endas kätkeb, kuidas toimub hindamine ja üldse kõik, mis puudutab siis seda poolt aastat siin Luua koolis olemist. Et kui sa selle õppekava sisu oled, Riina, ära rääkinud, et siis ma võin võtta uuesti järje üle ja rääkida natuke selle õppijaks olemise nagu riiklikest soodustustest ja nendest ka, et mis see siin koolis õppimine tähendab. Aga ma annangi nüüd sõnajärje siis sulle üle, et rääkida lähemalt sellest õppesisust. Ole hea, Riina, võtta järg üle. Tere kõigile minu poolt ka. Aitäh selle võimaluse eest teile siis rääkida ja tutvustada meie kooli kutsevaliku õppekava. Et ma jagan teiega ekraani ja siis meie töö on nüüd plaanitud niisugusel moel, et mina räägin ja kui teil tekib küsimusi, siis te saate need panna chati alasse ja mul on siin töökaaslased, kes siis ka teile koheselt saavad vastata küsimustele, mis teil tekivad. Nii, ma loodan, et minu pilt peaks teile nüüd nähtav olema. Kohe peidan selle vaate ära. Nii. Kas on nüüd nähtav, jah? Et juba Haana rääkis teile meie kutsevaliku õppekava sellest loomise eesmärgist ja tegelikult ongi siis see, et õpilane saaks tulla koolikeskkonda, saaks tugevdada oma teadmisi üldainetes, saaks suhelda eakaaslastega, õpetajatega, instruktoritega töösituatsioonides, omandada õpioskusi ja saada iseseisvaks ja oma sellest tavapärasest keskkonnast välja, et siis näha, et millist kasu annab siis õppimine ja teadmised siis kaasaegsele inimesele. Ja meie õppima asumise tingimused on siis need, et me ootame noori vanuses 17–25. Et eelmise aasta kogemus oli meil selline, et paraku siiski oli ka neid soovijaid, kes olid vanemad, aga me ei saa selle õppekava raames vanemaid vastu võtta, et need, kes natukene vanemad,
peavad iseseisvalt juba saama end kokku võetud nii, et tulla meile mittestatsionaarsesse või mõnesse teise õppe erialale siis õppima. Ja põhimõtteliselt me ootame õppijaid, kes ei ole veel otsustanud, mida nad soovivad teha, aga see on ka väga hea võimalus nendele õppijatele, kes täna lõpetavad 9. klassi ja nende üldainete teadmised on meie COVID-perioodi sellise õppekorralduse tõttu jäänud veidike nõrgaks selleks, et astuda sisse oma valitud erialale. See eriala ei pea kindlasti olema metsandus, aiandus, maastikuehitus, mida meie siin pakume, aga lihtsalt saab õppija ennast natukene võib-olla kõrgemale tasemele viia ja ka väga hea võimalus nendele, kelle eesti keele oskus tänu sellele, et ta on võib-olla venekeelsest perest pärit, ei ole veel nii hea, et eestikeelses õppes toime tulla. Ka tihtipeale need õppijad, kes on keelekümbluskoolides käinud. Ja meie õppekava on siis sobilik neile, kes on katkestanud õppimise põhikoolis, aga jällegi tingimus on see, et nad peavad olema täis vanuses 17, et kui koolikohustus veel nendele kehtib, siis nad ikkagi peavad oma põhikooli lõpuni pingutama ja saama uusi teadmisi või neid puuduolevaid teadmisi veel põhikoolist. Nüüd siis, kui on pooleli jäänud mõni kutsekool või on välja langetud gümnaasiumist või veel võimalus, et kui septembris on astutud kooli mingile erialale ja on arusaam septembri lõpuks, et see kohe mitte kuidagi ei sobi minu ootuste ja soovidega, siis on ka kutsevaliku õppekava just nende jaoks, kes siis saaksid selle õppeaasta meie juures veeta, kuna meie õpe algab novembris. Et kui on mingeid probleeme ja kuidagi ei saa jätkata selles koolis, mis on valitud, siis saab see õppeaasta jätta nagu vahele ja tulla õppida ja tutvuda siis meie poolt pakutud erialadega ja natukene õppida õppimist, õppida iseseisvust ja minna siis järgmisel aastal mõnda kutsekooli siis uuesti proovima või siis tulla meie kooli õppima. Samamoodi võiks soovitada kutsevaliku õpet kindlasti nendele, kes ei tööta ega õpi, aga soov ikkagi on elus edasi jõuda ja oma õpinguid jätkata. Et väga oluline asi kooli sisenemisel on ikka soov õppida. Kuigi vahel saame me hakkama ka nendega, kellel esialgu soovi ei ole, et me püüame kõik teha selleks, et see soov ikkagi tekiks. Kandideerimine käib siis läbi õppeinfosüsteemi SAIS ja sooviavaldusi saab esitada kuni 15. oktoobrini. Et see on siis Luua metsanduskooli kutsevaliku eripära, et kui teistes koolides kutsevaliku õppe enamasti algab 1. septembriga, siis meie alustame novembrist, et siis need, kes veel ei ole suutnud kusagile saada septembris, et on maha jäänud sellelt rongilt, siis saavad meiega kaasa tulla. Seal samas SAIS-is saab siis valida ka vestluse aega, need on meil ka sinna SAIS-i üles pandud ja tuleb siis vestlusele tulla Luuale. Et soovitav on Luuale vestlusele tulla alaealistel ikkagi koos vanematega, et me sooviksime ka seda perevõrgustikku enda õppesse kaasata, et õppijast paremini aru saada ja teda paremini toetada. Ja kui siis soov on kindel ja vastuvõtt on kinnitatud, siis 3 päeva jooksul tuleks seal samas SAIS infokeskkonnas kinnitada see õppima asumine ja õppetöö algab siis novembris. Nüüd õppekava
koosneb 30 Eesti kutsehariduse ainepunktist ja üks ainepunkt on siis 26 tundi, millest enamasti igas moodulis on siis 20% ka iseseisvat tööd. Seda iseseisvat tööd me teeme koos õppijatega ja püüame neid siis iseseisvamaks muuta. Nüüd, millest see õppekava siis koosneb täpselt? Et 9 punkti selliseid põhiõpinguid, mis kindlasti kõikidel tuleb läbida, koosneb siis sellisest ainete hulgast nagu individuaalne juhendamine ja õpitee. See on siis see, kus õppija planeerib oma õppetööd, räägib ja reflekteerib seda hakkamasaamist, saab tuge, külastab teisi kutsekoole koos kursusejuhataja ja kursusekaaslastega ja peale selle on siis suhtlemise alused, eesti keel, matemaatika, õpioskused, karjääri planeerimine, matemaatika, tervis ja ohutus. Et kui nendest õppijal midagi valida ei ole, siis valikõpingud, siin on väikene viga, mul siin peaks olema 21 ainepunkti, kokku on siis 30, siis nendest on meil vestluse ajal tarvis kohe valida, et millised 2 eriala teda huvitavad, et milliste erialade sissejuhatav ained õpilane soovib valida, et ta saab ise vabal valikul siis valida, kas aianduse, maastikuehituse, metsanduse või metsamasina eriala tutvustava aine. Ja kui siis kool juba käib, siis edasi saab ta valida süvendatud õppe. Et süvendatud õpet on meil 3 erinevat, aiandus, maastikuehitus ja metsandus. Seetõttu metsamasina täiendavat õpet ei ole, et nad sissejuhatuses metsamasina õppesse saavad juba proovida simulaatorite peal metsamasinate tööd ja kuna metsamasina õpe sisaldab endas päris palju metsanduse aineid, siis täiendavas erialas metsamasina õppeks ettevalmistuses on meil ka metsanduse eriala ained. Nüüd edasi saab ta siis tasandusõpet, eesti keel, matemaatika ja võõrkeel, edasi erinevad 21. sajandi oskused, ettevõtlus, koostööoskused, infootsingu põhimõtted. Ja siis saab siit veel juurde valida üldfüüsilist treeningut, loodusaineid, mis sisaldavad siis füüsika, keemia alaseid teadmisi, sotsiaalained, rahaga majandamise oskused, mis on meie koolis väga populaarne teema, loovtegevus, kirjalik eneseväljendus ja kui on vaja, siin on ta märgitud meil valikuna, aga tegelikult vajaduspõhine lisatugi ongi vajaduspõhine, et seda keegi valima ei pea, vaid see selgub õppe jooksul ja kui seda tarvis on, siis see ainepunkt siin tuleb siis kõigile õppele veel lisaks. Aga kui ei ole vaja, siis saab õppija ise hakkama ja me seda lisatuge ei rakenda. Nüüd õppekava iseenesest on siin ka võimalik vaadata, et kodulehel on kõik see õppekava olemas, ma seda siin üle käima ei hakka, et õppekavas on siis näha kõikide nende samade moodulite õpiväljundeid, et mida siis õppija peaks pärast selle õppeaine läbimist oskama ja teadma ja tegelikkuses on siis nii, et
kõik need õppeained on mitteeristava hindamisega, ehk siis kui õppija kõik tunnid kaasa teeb ja õpetajaga koostöös teemad läbi räägib, siis ta tõenäoliselt kõik need teemad ka arvestatud saab. Ja meie eesmärk on õpetada õppima, et õppija saaks iseseisvaks, et ta saaks mõned ka praktilised oskused niisugustes erialade tutvustavates moodulites ja tunneks siis neid tööriistu, et ta tegelikult võiks ka pärast seda kutsevaliku õppe läbimist saada juhendaja käe all hakkama lihtsamate töödega. Ja kõik need õppega seotuvad infod on siis ka meie kooli kodulehelt ilusasti leitavad. Nüüd erialad siis olid veel, ma kordan üle, olid aiandus, maastikuehitus, metsandus ja metsamasinaõpe, mida me sissejuhatavalt tutvustame ja süvendatult saab siis aianduse, maastikuehituse ja metsanduse eriala vaadata. Nüüd üldainetest on siis meil kohustuslikud ained on eesti keel, matemaatika ja kellel on siis tarvis tõesti ka natuke paremaks saada, kas või selleks, et järgmine aasta mõnesse muusse kutsekooli sisse astuda, siis ka siin neid üldaineid on võimalik siis valida ja saada siis natukene targemaks või kinnitust oma oskustele ja nendele siis, kes täiendavalt vajavad eesti keele õpet, on meil siis 10 ainepunkti ulatuses 260 tundi eesti keele õpet ja me sellel täiendaval eesti keele õppel püüame siis neid õppijaid just selle mõttega õpetada, et nad saaksid kutsekoolis õppimisel hakkama ainult eesti keelega siis. Ja vist praegu siin selle üldainete kohta rohkem ei olegi midagi öelda, et kui õppija tuleb meie kooli õppima, siis talle võimaldatakse nii nagu kõikidele statsionaarse õppe õppijatele õpilaskodu koht, sõlmitakse selle kohta ka leping ja saab siis perega taotleda selle lepingu alusel siis toimetulekutoetust oma vallast. Peale selle on meil võimalik kasutada võimlat, jõusaali, jalgrattaid, jalutada ilusas mõisapargis, käia järve ääres, käia ka ujumas Kuremaa ujulas üks kord nädalas talveperioodil ja võtta osa kõikidest nendest üritustest, mis meie koolis on. Nüüd eriti tahaksin ma ka veel öelda, et meie koolis on käsil juba teist aastat õppekorralduse uuenduskuur, kus me siis pakume õppijatele professionaalset tuge, ka kutsevalikuõpe saab sellist tuge oma kursusejuhataja käest, et õppija saab siis kõike jagada, mis mured tal on ja õpetaja on spetsiaalselt väiksema rühma jaoks olemas. Õppekava lõpetamise tingimuseks on see, et õppija on osalenud õppes. Kõik need kohustuslikud moodulid ja kõik tema enda poolt valitud ainete moodulid on läbitud ja saadud siis arvestatud tulemus. Ja lõpetamisel saab siis kutsevaliku õppija lõputunnistuse ja hinnete lehe. Tunnistusel siis Luua metsanduskool annab selle kinnituse, et ta on läbinud Luua metsanduskooli kutsevalikuõppe.
ja kõik siis info, mis selle kutsevaliku, mis selle kutsevaliku õppega seotud on siis kooli kodulehel kenasti olemas ja kui on veel lisaküsimusi, siis saab esitada neid praegu kohe siin koosolekul, aga saab esitada siis ka meiliaadressil vastuvõtet@luua.ee. Et mina praegu lõpetan ja ma juba kuulsin, et Hana on seal, tahab natukene täiendada ilmselt. Aitäh, Riina. Ma ei täiendagi, Kajab natukene. Pane oma mikrofon äkki. Jaa, aitäh. Ma lisan võib-olla seda juurde, et õppijatele laienevad kõik õppijatega seotud toetused, sõidutoetus, toidutoetus, õppe- ja eritoetus ehk et selline elurütm on niimoodi, et esmaspäeval algab kool ja reedel ta lõpeb ja päevas 2 korda on kooli poolt koolitoidul need õppijad hommikusöögiks ja lõuna ajal lõunasöögiks koolisööklas ja siis muidugi sõidutoetused, et kui on kaugemalt tulija, siis need sõidukilomeetrid ja bussipiletite rahad ja maksumused hüvitatakse. Ja muidugi Riina ütles kenasti ära, et kogu koolielu täiega elamine on tegelikult see üks väärtus ka, et on palju igasuguseid üritusi, tähtpäevi, et nad on osa kõikidest meie kooli õpilaskonnast. Nii et siia muud ei lisagi, et lihtsalt selline teistmoodi õpe, lühema kursusega teistel aegadel, aga oma olemuslikult ikkagi selleks, et seda sihtgrupi noori aidata ja neid tuua paremini tagasi kas koolisüsteemi või valmistada neid edasiõppimiseks järgmises sammus. Aga ma arvan, et nüüd on see küsimuste koht, et kas teil, head kuulajad, on tekkinud siin mingeid kohti, mida tahaksite üle täpsustada, siis me oleme oma naiskonnaga lahkesti valmis nendele vastuseid andma. Nii, et võib chati kirjutada, võib otse-eetrist küsida. Ja meie oleksime väga tänulikud, kui see info edasi liiguks, et me need noored reaalselt ka kätte saaksime. Me oleme teinud praegu ka koolide suunal postitusi. Me oleme meie kohaliku vallaga, ka naabervaldadega suhelnud, et saada ka omavalitsustele seda infot jagada, ka lastekaitseinimestele. Et ma väga loodan, et see info läheb liikuma ja küsimus siit tuleb, mis keeles on vestlus ja õpe üldiselt. Õpe üldiselt on eesti keeles ja vestlus on samamoodi eesti keeles. Küll aga me oleme kindlasti valmis arusaamise tasandil siin ka vene keelega toetama, kui see vajadus peaks olema. Et meid täna on küsitud ka haridusministeeriumi poolt, kas me oleme valmis ka Ukraina noori sellel teemal kutseaastasse vastu võtma, siis me oleme isegi täna üles andnud, et 5 õpilase jagu me oleksime võimelised õpetama ka ja oleme valmis siin ennast kohandama. Üldjoontes on eesti keeles, aga täiendava eesti keele õppega loodaksime nende oskusi keele poole pealt täiendada. Ja kas koolis õppivatele noortele tagatakse haigekassa ja õppija staatusesse jõudmisel neile tulevad need toetused taha? Kindlustatus. Ja koolis teenindab neid 2 korda nädalas ka veel kooliõe teenust pakkuv lepingupartner, nii et sellised kiiremad pöördumised ja sealt edasi vajadusel info edasi suunamine kas perearsti või ka erialaarstide juurde, see on siin meie poolt ka tehtav ja aitäh küsimuse eest. Nii. Aga siis ma ei tea, kui rohkem eetrisse praegu küsimusi ei laeku, siis meie kontaktid on teil kõik olemas. Me tahame olla teile head
partnerid info jagamisel, et kui teile tuleb küsimusi ja kui te saate juba seda infot ka edastada, siis oleme tänulikud ja valmistume ikkagi grupi vastuvõtuks, et kui suur see ka iganes tuleb, et me kindlasti selline 10-12 kohta tagame igal juhul. Et veel tuli küsimus, et kes tugispetsialistidest on veel kaasatud, on kaasas, ongi meie HEV-koordinaator, tugispetsialist ja on juures, tema ongi selle grupi eestvedaja, lisaks siis ka veel nüüd mentori väljaõppe saanud õpetajaskond. Meil ei ole koolis eripedagooge ja meil on tegelikult väga hea koostöö Rajaleidja poolega, et kui on tekkinud karjäärinõustamise või selle lisatoe vajadust, siis me oleme vastavalt sellele juhtumile siis ka juurde inimesi kutsunud, nii et kui peaks tekkima siin vajadus veel nii-öelda toe järgi, siis me läbi oma koostööpartnerite selle õppekava raames ka selle inimeseni, nooreni toome. Psühholoogi koolis ei ole, et sellist igapäevast psühholoogi teenust meil ei ole, et veel korra, et me oleme siin, ütleme, kui meil on head suhted just nende samade rajaleidjatega ja väga äärmuslikel juhtudel, kui peaks olema midagi, ütleme, reaktiivsemat, on meil ka alati olnud kriisinõustajate abi juurde võtta. On partnerid, kelle poole pöörduda. Ja õpilaskodudes on tegelikult ööpäevaringne valve. Meil on oma selline tugisüsteem, on korrapidajad olemas ja kui nad on õpilaskodus juba nii-öelda sisse elanud, siis neil on omad sellised rutiinsed toimingud seal alates iseenda eest nagu korrapidamisest kuni ühistegevusteni, nii et seal õppetöö välisel ajal on ka alati tugiisik olemas, et ei ole nad omapäi kunagi. Ja, et Riina lisas ka, et vajaduspõhine lisatugi on teema, kus me saamegi vastavalt vajadusele kaasata veel täiendavaid spetsialiste. Ja, et head osalejad, et kui nüüd rohkem küsimusi ei tule, et vist ei ole otstarbekas ka nüüd täpselt kolmveerandini siin aega täis nagu kulutada, võtame asja ratsionaalselt, et veel korra meie kontaktid on teil olemas ja jääme siis koostöösse ja jääme info välja ja oleme alati teile valmis siis ka vastuseid andma, kui teieni juba mõni noor sellise sooviga peaks tulema. Veel korra kooli poolt täname teid tänase osavõtu eest, oma kolleegidele samamoodi suured tänud ja ilusat päeva jätku teile. Aitäh! Nägemist!